pätt, suri kaabakas, kana. Kana, kui kona on munenud, siis hakkab laulma ju. Niimoodi räägime siis liiklussaastest. Peamine liiklussaaste on raskemetallid ja kantserogeensed ühendid, kaks olulist gruppi. Ja kuidas siis suhtuda nii või naasuguse liikluskriteerium on 1000 liiklusvahendit ööpäevas. See on siis raskemetallid ja kantserogeenid ja 1000 on siis see kriteerium, kus tee ääres nende foon ei ületa looduslikku. See tähendab, et kuni 1000 sõidukit päevas, sealt võib tee äärest süüa, ilma et see oleks hullem kui looduslik foon. 100 sõidukit on täiesti varuga asi korras. Kui aga see seda ületab, näiteks ütleme Eesti suurem magistraal on 20 000 näiteks. 10 000 on niisugune keskmise tihedusega suur maantee. No siis peaks teatud sanitaartsoon olema, ütleme 25 meetriga on langenud tubli 10 korda. On 10 000, see võiks siis olla ekvivalent siis 1000 sõidukiga. Nii et 25 meetri kaugusel 10 000 sõidukit ei ole kah veel väga viga. Aga 25 meetrit eest eemal. Aga kas see sõltub ka sellest, kas seal vahel on puud 25 meetrit? Ja, see on lageda maa puhul on see. Ja puude puhul on ta veel tugev? Ja, hekid ja põõsad ja ütleme väga kõrge rohttaimestik ja see kõik neelab. Ja näiteks suurte maanteede ääres, et omanikud saaksid ikkagi aedu pidada, on Euroopas näiteks on 3-4 meetri kõrgused betoonbarjäärid on. Umbes nii nagu Tallinnas oli järvel oli Pärnu maantee ääres või niisugune kõrge betoonbarjäär. See vähendab tublisti maapinna lähedal olevate kihtide saastatust. Ja barjäär tehakse üks 25 meetrit maanteest.